Tere, Osteopaatia Akadeemia podcasti kanali kuulajad, jälgijad, vaatajad, kui te veel jälgijad ei ole, siis kindlasti tehke seda ja mul on rõõm tervitada täna Kalevit enda kõrval ja ma olen kindel, et teile see vestlus ja intervjuu meeldib, nii et te võite juba kohe vajutada like ja ka võib-olla isegi kommenteerida midagi. Aitäh ja lähme siis sukeldume kriisis inimese teemasse edasi siit. Mhm. Nojah, teema nimeks, nimed iseenesest on hästi olulised, mida me Jaa, paneme ja kui panna kriisis inimene, siis võib tekkida kohe see, et jaa, vist on siin ühiskonnas ka meil mingi kriis, et aga mina ei ole kriisis. Kui me paneme spirituaalne kriis, siis kohe osadele inimestele on see, et oot, mis asi see spirituaalsus on, see on nüüd, ei, see minu kohta küll ei käi, jah, eks ole, kui see see on on midagi võõrast, spirituaalne, siis sellel minu elus kohta ei ole. jah. Et aga tegelikult see, millest me räägime, on lihtsalt meie inimeseks kasvamise lugu. Ehk kas me kasutame kriissõna või midagi muud, siis Kriis on kasvamise protsess. elu pakub meile mingeid tõukeid. Et kuule, noh, ma räägin enda kontekstis, nii on lihtsam, kuule Kalev, et sa istud paigal, aga võib-olla ma siin oma peas mõtlen, et nii ongi mõnus ja chill ja Kas, miks ma peaks midagi tegema? kas ma võin siis öelda nii, et kriis on selle jaoks, et inimene ennast liigutama hakkaks? Väga paljude inimeste jaoks küll. Kas kriis on siis selline, kas ta on hetk või ta on kestev protsess? Pigem protsess, Pigem protsess. jaa. Aga meil võib olla ka selliseid hetki, kus me lihtsalt taipame, et millegist saame aru. Näiteks loed raamatust või oled kuskilt kuulnud, keegi midagi väidab ja siis mõtled, et no jah, võib-olla on ka nii, aga ma ei tea. Ja siis su enda elu lükkab sind kuskile kohta, kus sa saad aru, et see oli see, millest seal raamatus juttu oli. Nagu öeldakse, et käib kehast läbi, Jaa. on ju. Ja sa tajud ja see võib olla hetk. Noh, kvantteadlased tahavad kindlasti selle koha peal kohe öelda, et kvanthüpe. Et aga reeglina on ta meil ikkagi protsess. Et see võib olla mingisugune hetk, kus sa sellesse jõuad, aga kriis kui selline on siiski protsess, mis hakkab inimesega toimuma ja kuidagi lahti rulluma ja Jah, no võtan mingisuguse ütleme endast rääkimise sissejuhatuse. jah, palun. Minu esimene kriis, kui nüüd kasutada täna seda sõna, oli, kui ma olin väike. Noh, aeg oli raske, on ju, see nõukogude aeg ja lihtsalt mingisuguseid asju jäi puudu. Oli see lähedus, noh, see ei ole praegult oluline. Järgmine kriis, mida ma kogesin ja mida ma tunnen vahest siiamaale ära, on see, mis toimus minuga koolis. Kas see käib sinuga siiamaani kaasas, sa mõtled? No mingil määral küll. Minu närvisüsteem vahest suudab nagu seda haarata, kui ta tahab mulle anda vihje, et kuule, et oota, see on koht, kus sind võidakse hukka mõista. Sest lihtsalt see on asi, mida koolis juhtus mitu korda. Aga kriisiks me saame nimetada, noh, niimoodi jutumärkides neid kohti, kus me elame nagu seda ikkagi valusalt läbi. Kus on mingisugune tugevam emotsioon ja see ei ole rõõmu emotsioon, vaid see on mingisugune natukene nagu valu, pettumus ja me ei oska selle situatsiooniga mitte midagi teha. See on see, et ma praegu sain 2 asja sinu jutust. Üks on see, et see emotsioon
kriisi juures on selline Mhm. pigem negatiivse tonaalsusega, on ju. Ja teine, mis ma nüüd noppisin, on see, et me ei oska midagi sellega teha. Kas meid õpetatakse selleks valmistuma? Aga vot ei õpetata vist, kes räägib, on ju. No see ongi, Jaa. et ja nüüd me oleme sellises ühiskonnas, mis on väga ameerikalik, Mhm. kus kõigi ebameeldivate asjade vastu püütakse võidelda. Sellepärast, et lihtsam on ära keelata Ja, ja välja lõigata, nagu seda poleks olnudki, selle asemel, et õpetada, kuidas selle asjaga tegelikult elada, toime tulla. sellepärast, et see on mõnes mõttes nagu selline transformatsiooni koht, sest kriis annab alati võimaluse millegiks uueks. See on nagu mingisuguse ukse avanemine. Jaa, aga kui me kogu aeg võitleme selle vastu, mida elu meile nagu pakub, no mina nimetan seda, vabandust kuulajate ees, kes väga Ameerika austajad on, mul ei ole midagi nende vastu, aga ma lihtsalt kuulen kogu aeg, kuidas Ameerika võitleb nagu kõige vastu. Neil on suured programmid vähkkasvaja vastu, ma ei tea, 10 aastaga vabaks, on ju, ja selle 10 aastaga vähkkasvaja Ameerikas mitmekordistus. Ehk kui me kogu aeg nagu millegi vastu võitleme, siis me kaotame ära selle hetke, kus on võimalik kasvada. Saada millegist enda sees aru, et oot, see on hoopis mul õppimise koht. Jaa, Mitte, et nüüd ma kuulutan välja sõja. sellepärast, et iga sõda ja võitlus on tegelikult ju energiakulu, eks ole. Sa kulutad üüratult palju energiat, mille olles teadlik, sa võiksid suunata tegelikult hoopis sinna, et sellest kriisist tammutada mingisugust ressurssi ja minna sellesama jõuga muutusesse, on ju. Ja kas me nimetame seda kasvamiseks, transformatsiooniks, ärkamiseks, noh, Sest kriisis endas, ma saan aru, et peitub siis see tegelikult potentsiaal ja jõud, on ju, ja küsimus jääbki siis selles, või küsimus jääb sinna, et kuhu sa selle jõu suunad, on ju. Kas võitlusesse või arengusse? ja, Mhm, ja kui me osteopaatidena tegeleme ka inimeste tervistega, on ju, siis maailm on täis ju järjest rohkem näiteid, kuidas inimene saab mingi diagnoosi jah. ja nüüd inimesed jagunevad kaheks. Osa, kes langevad masendusse ja saavad veel diagnoosist omakorda veel järgmise mingisuguse tervisekahjustuse. Ja need inimesed, kes võtavad kätte, et oota, mis asi see on? Miks see nüüd minuga on? Kas mina ka midagi selleks tegin, et ma nüüd olen mingisuguses haiguses? Ja, et kuidas ma tegelikult sinna sellesse hetke jõudsin, eks ole, et kes minu elu elas minu asemel, et mina ju nüüd siia No jah, ma ise tahaks jõudsin. oma, nagu jälle see selline trafaretne ütlus on, luua oma reaalsust, on ju, aga kui see reaalsus on käes, mida ma olen ise loonud, siis ma ütlen, et oh, kes selle jama korraldas? Ega ometi mina. Oleks nagu kinniste silmadega elanud või üldse mitte osa võtnud sellest, mis tegelikult minu elus ju toimub, on ju. Nojah, aga nüüd, kui see diagnoos on, siis on ju võimalus hakata ennast küsitlema, uurima, vaatama, mis emotsioon tuleb pinnale, et kuidas ma saan sellega edasi minna. Ja võib-olla siin on jälle, mulle üldse meeldib nagu elust näiteid võtta. Ma olin mingi 20-aastane, 21, 22, aga lapsepõlves kõik see kooli teemad, noh, mul olid päris korralikud peavalud, isegi migreenihood ja nii edasi. Ja siis sa lähed lihtsalt arsti juurde ja, ja küsid, et mis ma nende peavaludega teen. Ja siis ta ütleb, et noormees, et tabletid tasku. Ja kui tunned, et natukene, 20-aastaselt, jah, jah. et kui natukene hakkab tulema, võtta tablett ja tead, neid tablette võib mitu ka võtta. Aga, Küllale liiga ei tee. aga mul on kogu aeg olnud selline kiiks, et ma väga nagu ei võta asju teistelt inimestelt üle. Ma püüan alati nagu vaadata, et
et kas see ikka minu kohta ka käib. Ja ma soovitan seda alati teistele ka. Et sa oled selline kahtleja ja umbusaldaja. Võib-olla see on natukene karm, aga mulle tundub, et meie ühiskond oleks oluliselt õnnelikum, kui inimesi ei pandaks kasti. Kui lihtsalt valitsus võtab vastu otsuse alates, ma ei tea, 1. maist, inimesi enam kasti ei panda, ei võrrelda üksteisega ja ei eeldata, et koolilaps kõik peavad oskama õppida selliselt, et õpetaja kirjutab tahvlile ja nemad peavad oskama järgi teha. Et nõustutakse sellega, et igalühel on oma õppimise meetod, et igaüks taipab oma elus erinevalt. Üks tahab elada metsas, teine tahab elada põlluserval, kolmas võib-olla hoopis onni puu otsa ehitada ja 4. tahab võimalikult kõrge pilvelõhku ja viimasel korrusel elada. Ja see kõik on vastuvõetav. Täpselt nii, seepärast, et midagi tema sees ju tõukab seda protsessi. Ja nii oli selle minu peavaluga ka. Ma ise tajusin, et ma läksin üleni tulikuumaks. Kui sulle neid tablette soovitati. Ja, nagu ahju keris. Ja ma läksin arstikabinetist välja ja tänava peal ma täiesti rääkisin endaga. Ja siis see on nüüd üks aspekt, millele võiks osutada, et me ise tegelikult lükkame mingil määral oma elu käima. See on see, kuidas me teeme valikuid. Ja see toimus puhtalt emotsiooni pealt, oli see, et mida värki, aga naabripoisil ju ei valuta pea. Enamus, kellega ma koos käin, neil ei valuta pea. Et ma tahan teada, miks. Ja see küsimus, miks on ja miks minul, miks minuga. Ja mitte ohvri rollist ja mitte ohvri seisundist, vaid just see uudishimu, et sinna sügavale põhjuseni tegelikult jõuda, on ju. See, et miks minuga nii juhtus, on ju. Jah, et mida mina olen selleks teinud, et see peavalu on mu elukaaslaseks tulnud. Ja nii see teekond käima läks. Ikka nagu kõikidel terapeutidel iseendast. Ühtegi teist teed ei ole. Ja see ongi see... Et kõik terapeudid jõuavad päriselt läbi iseenda. Ma ei näe ühtegi teist varianti. Et me kõik oleme natuke kusagilt haiged olnud. Niimoodi lihtsalt öeldes. Natukene nalja ka tehes, aga minu enda elu nali, et peale inseneriõpet, eks ole, ma astusin kohe järgmisel aastal Tartu Ülikooli psühholoogiat õppima. Ja siis oled seal, kas ma olin teise kursusel või midagi sellist, ühel hetkel saad aru, et küsimused ja õppejõud ja kõik edasi vaatad seda natuke kõrvalt ja saad aru, et kuhu ma olen sattunud. Need on ju kõik psühhiaatrite ja psühholoogide kliendid. Mis mina siia puutun? Ja nali seisneb selles, et nädal aega hiljem sain ma, see on see nüüd hetkeline taipamine, sain ma väga hästi aru, et üks psühholoogi patsient teiste hulgas. Et ma olen täpselt samasugune. Et see ongi see, mis mind nagu üldse tõukas sinna õpingutele. Mitte keegi, ma ei tea, kes kuulab meid ja on näiteks politseinik, siis laske enda sees läbi. Miks sa oled politseinik? Kui sa oled arst, miks sa oled arst? Kui sa oled tantsuõpetaja, miks sa oled tantsuõpetaja? Et selliseid juhuseid ei ole olemas. Ei, mina vähemalt ei näe, ega igaüks vaatab onnen. Minu uskumuste süsteemis ja elusüsteemis ja maailmavaates sellist asja nagu juhus või juhuslik ametivalik või kogemata sattusin, et selliseid sõnu sinu leksikonil ei ole. Eks nad olemas ole, aga ma kasutan neid väga harva. Et kas või see, et tulla osteopaadiks õppima. Et ma olen üle 20 aasta inimestega tegelenud ja siiamaale väga paljud teavad mind kui näiteks meditatiivset tervendajat või
või inimest, kes töötab emotsioonidega, lahendab traumasid ja siis lihtsalt elu tõukab su juurde inimesi, kus sa saad aru, et midagi jääb kogu aeg puudu. Vaata, see on hea, et siinkohal võib-olla tasub mainida ka seda, et noh, kriisi me märkame, sellist kui kriis on ju, seda me märkame noh, tõenäoliselt noh, ta tuleb ja ta on selline noh, jõuline ja võimas sündmus meie elus, on ju. Aga sellised märgid ennem kriisi sattumist ilmselt tulevad, noh, sina küll räägid praegu sellisest pigem positiivsest, on ju, aga samas noh, see on ka see, kuidas ju maailm kõneleb läbi märkida meiega. Ka kriisil on need väikesed noh, kellakesed, on ju, mis helisevad. Ikka. Ja osteopaatidena me tunneme need ära enne, kui see kriis on kohal. Ja käe all on ju võimalik ka kõiki neid emotsioone aidata vabaneda, kus see kriis kinni on. Kõik need tasakaalud vedelikus. Kas kriis võtab siis kõik inimese kehad üle? Või on kuidas sinu kogemus on, kui füüsiline keha on näiteks kriisis või kui me kasutame stressi, kas siis, kui me lähtume sellest, et inimesel on erinevad kehad, erineva tihedusega kehad, eks ole, siis kas see kriis jääb kusagile ühte tasandisse või ta võtab ja hõlmab endas rohkemat? Mis sa arvad? Me elame 3 tasandil. On ju, üks on see füüsiline keha, siis meil on see mõtteprotsess ja mõttemaailm. No see, mida nimetatakse mentaaliks. No jah. Ja siis meil on midagi, mida võiks antud kontekstis öelda emotsioonid ja tunded. Mis võiks olla vedelikuline keha siis? No näiteks. Jah, et kui me alguses noh, nimetused on olulised, siis mingisugune paralleel selle. Jaa. Seepärast, et noh, vastias ja igal pool, ega see vedelik ju noh, moodustab sellest väga suure osa. Et aastaid on saanud ärevuse ja depressiooniga kange vesi. Jah. Oota, ma proovin, kas mul on sama kange. Tundub, et mul oli parem. Sul oli kraad kõrgem. Et nende ärevuse ja depressiooniga inimeste puhul mina hakkasin küll märkama, et enamus inimestel on nendest 3 üks domineeriv. Et üks ikkagistki juhib. Ja teised on seal kuidagi nagu sabas, on ka olemas, aga et kas see no tänapäeval hästi populaarne inimene vaatab tervisesaadet, seal räägitakse, et ahah, südamel võib olla see ja see ja see haigus ja kui sul on see, siis sa tunned seda ja sul hakkab puperdama ja mida iganes. Antakse juhtnöörid, kuidas ennast tunda. Ja kui siis inimene kuulab, vaatab seda, näeb ja siis ütleb, aga mul vist on see teema, ma pean minema homme. Ja siis on see hetk, kus tegelikult see võibki ju juhtuda ja olla, on ju. Kui me lähtume siis sinna hirmu tasandil, siis me aitame sellele kaasa. Ehk hirm on see, mida inimesed on harjunud eemale tõukama. Jälle see ameerikalik lähenemine. Ma kasutan lihtsalt seda sõna, et siis tekib nagu seos. Et ma hakkan selle vastu võitlema. Aga hirm tahabki lihtsalt öelda, et kuule, et sa peaksid nüüd peatuma. Natukene mõtisklema, ja ka oma südame teemadel, kui see süda niimoodi reageerib. Siis me võime käsitleda ju hirmu kui sellist esimest kellahelinat üldse. Ikka. Jaa, see on väga hea point, et kui teil kusagil on hirmusid, siis vaadake, keda või mida te kardate ja esitage endale küsimus, miks? Ja pange kindlasti ka mõni like meile. Et selle hirmuga, kui seda mõni lause juurde öelda, siis ongi, et mida ma siis nagu kardan, aga teine küsimus võiks sinna veel tulla, et mis mu elus oleks, kui mul seda hirmu ei oleks.
See tuleb juba selline natuke mängu sellist, noh, ma isegi ei tea, kas midagi neurolingvistilise programmeerimise taolist, et me hakkame modelleerima mingisuguseid olukordi enda pea jaoks, on ju, mõistuse jaoks, kes tahab seda ratsionaalset poolt ja siis arutame seda, et mis siis kui, on ju. Nojah, aga kui inimesel on see mõtlemisvõime olemas jah, see on ka hea ja point. võimeline nagu taipama, siis need küsimused hakkavad andma nagu mingisugust vastust. Et kuidas ma olen oma elu suunanud selliselt, et ma üldse seda kardan. See võib olla lapsepõlvest mingisugune, eks ole, trauma, sest enamus traumasid on ju lapsepõlvest. No sealt räägivad, et me kõik tuleme, jah. Jah, sest trauma ei ole mitte midagi muud, kui esimest korda kogeme midagi sellist, mida me ei oska, noh, kas väikse lapsena, koolipoisina, koolitüdrukuna, me ei oska seda lahendada. See on meie jaoks keeruline ja me ei saa sellega hakkama. Ja see lahendamatuse tunne käib siis nende kriisidega läbi elu kaasas tegelikult, et esimene kord, kui me puutume kokku millegagi, mida me ei ole võimelised lahendama, on ju, ja see, ma just mõtlen seda lahendamatuse nagu sümbolit kui sellist, et see käib siis kaasas ja kui me põrkume nende olukordadega, kus meil Siin need hakkavad ei ole korda. lahendust, on ju, Ja. ja me poeme peitu selle hirmu taha selle asemel, et vaadata, mis tegelikult seal on. Et võtta see korra vastu, tutvuda sellega ja mida varem me teeme, seda õnnelikum, et me oleme edaspidi, on ju, sellepärast, et see ei käivita meid enam nii palju. Mingisugune käivitus võib alati olemas olla, aga mitte nagu enam nii palju. Ja seal on nüüd võtmekoht nendel tunnetel. Sest nemad juhivad meid siin kehaliselt, on ju, et mida ma tunnen, kus kohas ma seda tunnen ja selle järgi on võimalik ka siis kehaliselt aru saada. Aga kus siin kohal siis mõistus on? Need 3 tegelast. Kas nad konkureerivad omavahel kogu aeg? Nad teevad kogu aeg koostööd, kogu aeg sosistavad üksteisele, et mis toimub. Ahah. Ja no ma jäin mõtlema, kas viskaks õhku midagi sellist, mida võib-olla pooled podcasti kuulajad ei ole mitte kunagi varem kuulnud. No aga teeme. Mõtetega on kõige lihtsam hakkama saada. Võrreldes emotsioonidega ja võrreldes ka füüsilise kehaga. Sest füüsiline keha ei räägi, ta ei sõnasta, emotsioon ei sõnasta. Nagu ilmselt on sulgi olnud, tuleb, eriti meestel on see populaarne, tuleb vastuvõtule, küsid, kuidas tunne on. Normaalne. Mis asi? Jah, kus sa seda normaalsust tunned, nii edasi. Muidugi mõni maamees ütleb, et lihtsalt sitt on alla. Jah, no siis on päriselt ka juba päris kehvad, on ju. Ja see juba natukene nagu ütleb. Aga kui seda nüüd laiendada, et väga palju õhku ei jää, miks mõtetega on kõige lihtsam, on see, et inimesed võitlevad oma mõtete vastu. Mina olen seda oma nooruse ajal sai palju tehtud. Et jääks ta juba vait ja oleks ainult need mõtted, mida mina tahan mõelda, aga seal ju tuleb igasugust asja, on ju. No jah, aga nüüd ongi, et esitada küsimusi, provotseerida oma mõtlemist. Oma mõtlemist ise endale, on ju, ja suunata küsimustega siis. Jaa, et seda mõtteprotsessi. Saada aru, miks see mõte tuleb. Sest on ju ilmselge, jälle sinna nurga taha vaadata, on ju. Täpselt, et sa oled ka suhtes, mina olen ka ja kui mul on näiteks suhtes naisega, me saame erinevalt asjadest aru ja kui ma olen jätkuvalt hoolin temast, on ju, ja ma ei taha seda suhet katkestada, siis mis hakkab mu peas juhtuma? Iga mõte sisuliselt seostub sellega, et oota, kuidas me saame selle lahendada, et mis toimub, miks ta nii ütles, miks mina niimoodi reageerisin ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
ja see mõte kogu aeg tuleb ja siis ta tuleb unenägudesse, siis ta tuleb hommikul tõused üles ja ikka on ta. Ja nüüd me inimestena oleme lihtsalt nii rumalad. Me ei pööra tähelepanu. Sest et kogu minu närvisüsteem, kogu minu neuronid, sünapsid, kõik teevad, pingutavad nii, et igipull otsa ees, selleks, et anda mulle märku, et kuule, ära stressa, lahenda asi ära. Lahenda ära, on ju. Sulle ei meeldi ju see. Jaa. Ja kui tema ei räägi ise. Sest lõppkokkuvõttes, mis on oluline, on ju. Täpselt. Seega mõtetega on tegelikult väga lihtne. Tähelepanu inimesed, kes mediteerivad. Selleks, et oma pead tühjaks saada. Lahendage need lihtsalt ära. Ma olen ka joogaõpetaja üle 15 aasta. Ja ma just tahtsin öelda, et siin on see sinu joogaõpetaja taust, et see ilmselt on sind aidanud sul kuidagi jõuda selliste lihtsate asjadeni, mis tunduvad väga tõhusad. Tead, ma räägin ühe loo vahele, mis pilt mul praegu ette tekkis seoses sellega, et kuidas need 3, kes kiirem on ju. Meil just laupäeval selline seik 5-aastase lapsega, eks ole, kes meil olid külalised ja tal oli mingi mõte, mida ta tahtis verbaliseerida ja ta hakkas liikuma söögitoast esikusse ja ta ei suutnud kanda seda mõtet lõpuni, sellepärast et nii palju emotsioone tuli, segasid, sõitsid sisse talle, et vähemalt 3 emotsiooni tuli vahele ja ta ei suutnud seda mõtet lõpuni hoida ja viia sinna esikusse, kus ta selle viima pidi. Aga see on täpselt see, millest sa räägid, et see lihtsalt, ta on kiirem ja sellega on raskem toime tulla. Sellepärast, et kui seda emotsiooni ei oleks vahele tulnud, on ju, siis ta oleks saanud kanda ja verbaliseerida selle seal, kuhu see oli ette nähtud, on ju. Aga tegelikult keerulisem oli hakkama saada nende emotsioonide ja tunnetega, mis lõikasid talle sisse. Nii ongi, et Jaa. emotsioonid on kõige kiiremad, siis on füüsilise keha reaktsioonid ja mida enamus inimesi ei taha uskuda, aga puhas teadus, mõte on kõige aeglasem. Et mõtted on tegelikult kõige rahulikumad, kõige aeglasemad. Ja, aga muidugi need ajalised vahed ei ole nüüd mingisugused kalendrid. Jaa, ma saan aru. Et me ei suuda seda adekvaatselt nagu ise jälgida, aga kõige lihtsam on see, et kui sa kogemata paned käe kuumale elektripliidile ja sa ei jõua mõelda. Kui see oleks mõistusega, mõistuse teha, on ju, siis vaataks juba ringi ammu, et oota, mis siin suitseb, et kuskilt tuleb suitsu. Oota, siit midagi suitseb. Assoo, äkki peaks käe ära võtma, on ju. Ja siis on juba 3. astme põletus, on ju. Jah. Või nagu mulle meeldib tihtilugu tuua näide, et Ameerika perevägivallast, seal on lihtsalt tulirelvad, on ju, keegi kedagi petab, nad jõuavad enne maha lasta, kui hakata üldse siit toimukohast sügama, et oota, mis ma teen. Et meie elu juhivad emotsioonid. Aga mõtted ja meie füüsilise keha, kus see kõik ju toimub, ega mõtted ja pea on ka füüsilise keha osa. Et need kõik on kogu aeg omavahel tihedalt seotud, nii et iseenesest on suhteliselt rumal üldse eraldada mõtlemist, emotsioone ja siis, et kus nad asuvad siin füüsilises kehas. Aga teaduse huvides ja arusaamise huvides me seda teeme. Jah, see on see 3 ainsus, on ju. No jah. Jah. Aga kui nüüd tulla selle kriisis inimese juurde tagasi, meil see kriis on üldse praegu ju igal pool, eks ole. Kas see on kuidagi, kas sina näed seda ka mingisuguse ajastu peegeldusena või kust see nüüd tuleb ja kas praegu, kuna sul on nii mitukümmend aastat kogemust terapeudina, siis kas varem olid inimesed teistsugused või kas kriisid olid teistsugused või äkki nad lokaliseerusid, ma ei tea, teistes kehades või kui me siin rääkisime emotsionaalsest ja füüsilisest. Kuidas see praegu nii aktuaalne see teema on, et kogu aeg on kriis?
mis siis? Nojah, võtab natukene maigutama, sellepärast et sellest, mis meie ümber toimub, on ju, me võime rääkida siin mitu päeva Oo jah. ja ikka ei saa sotti mitte millegist. Aga kui vaadata nüüd mitte nii lühikese perioodiga, kui kliimainimesed vaatavad, et eks ole, toimub kliima soojenemine. Lühikeses vaates jaa, on kliima soojenemine, aga kui nüüd vaadata, noh, see on jälle natuke sellist joogalikust lähenemisest, veedalikust, et siis inimene on kogu aeg kasvanud ja nüüd me oleme kollektiivsel teadvuse tasandil. Ehk me elame oma individuaalset elu, kus mul tuleb vastutus võtta iseendale ja saada sellega hakkama. Aga siis meil on selline kollektiivne tasand, kollektiivne teadvus. See areneb ka. Ja see on see, et sellest ei ole võimalik välja hüpata. Mõned küll väga vaimsed ja spirituaalsed tahavad. On ju, et need on need tavainimesed, need ei mõista ja blä. Aga sa tead ka, kuhu need hüppavad või? Kuhu nad hüppavad? Noh, nad hüppavad tihti... Nad välja hüppavad? Jah, nad hüppavad näiteks rauapuudusesse ja eralduvad metsa ja... Okay. Eestis on väga palju loodussõpru, käivad metsas. Mina elan metsade vahel lausa. Et aga väga paljud põgenevad metsa. Sellel on ka vahe. Täpselt, et see on jälle vahe, kas sa oled tegelik looduse armastaja või sa lihtsalt põgened oma suhete, oma pingete eest, aga sa saad aru, et okei, ma televiisorit käima ei pane, ma lähen metsa. Noh, loomulikult see on kuskilt otsast nagu parem, aga kui vaadata suurt pilti, siis seal tegelikult nagu vahet ei ole. Nii, aga nüüd ma just kaotasin su küsimus ära. Ma küsisin tegelikult seda, et kuidas selle kriisiga on, et kas inimesed, kas on ajastu peegeldus või kas inimesed on olnud sinu suurele praktikale toetudes, et kas kunagi on teistmoodi olnud või see praegu ongi see globaalne üks ajastu, kus me elame ja me olemegi kriisis ja lihtsalt see 20 aastat ajaaken, see on nii pisike, et sellel ei ole üldse mingit tähtsust. Aga kui me vaatame, kui palju selle 20 aasta jooksul muutunud on, üüratult on ju. On ju, siis kriisid on muutunud. Nad on totaalselt muutunud, sellepärast, et vahest võib isegi nalja visata, mitte iga aasta ei tule inimestele juurde võimalusi, kuhu põgeneda. Põgeneda oma teemade eest. On ju, et ma eitan, ma ignoreerin, ei, mis asja, ei, mul ei ole häda mitte midagi, ma olen üks kõva, tugev Eesti mees, no pagan. Mikrofon vast jäi terveks. Et küll mina sellest läbi lähen ja tühja sellest mikrofonist on ju, ma lähen ikka läbi ja ma saan ikka hakkama. Aga siis juhtubki see, et ühel hetkel on tänava peal lihtsalt kokku kukkumine ja konstateeritakse, et see reserv sai otsa. Anum on tühi. Jah, sellest, et kui meil on vaja karu eest ära joosta, täna hommiku keegi alles ütles, et lapsed nägid karu, siis meil seal metsade vahel neid ulgub. Ikka käib, jah? Jah. Nad on talveunest üles ärganud juba kõike, jah. No võt, ja kui sa näed karu on ju, siis vahest on parim taktika ära joosta. Oleneb vahemaast ja nii edasi. Ja siis sa hüppad ka üle müüri, mida sa jutumärkides kaines peaga ei suuda mitte kunagi. Sa mobiliseerid kõik oma ressursid ja jõud. Täpselt nii. Aga kui me oma kriise ignoreerime, siis me tegelikult elame kogu aeg selle reservi arvelt. Ja ühel hetkel on see kriis oluliselt nagu jõulisem, aga see on muutunud, nüüd on ju inimesi, kes tahavad AI-ga abielluda. Ma ei ole küll Eestis kuulnud, aga Ameerikas on juba küsitud, et miks ma ei saa AI-ga abielluda. Seepärast, et ta ei vaidle mitte kunagi vastu. Ei tekita kriisi olukorda. Ta peegeldab mulle ainult seda, kes mina tahan olla. Ideaalne partner. Täpselt, aga see tahtmine elab ju ainult peas. Me elame peas oma lugusid. See on jälle üks asi, mis kirjeldab kriise. Et me ei ela reaalsust. Meil on ühel oma lugu, on ju. Täpselt. Lapsepõlves välja kasvanud lugu, mis seostub ka minu, kas personaalsusega, on ju, mis on mask ja ego pool nii või teisiti.
aga isiksuse tasand, kõik need omadused, et noh, siin natuke on ju vehin kätega, see kõik on kuskilt alguse saanud. Ma ei sündinud ja ei vehkinud kohe kätega. jaa. Et kogu see personaalsuse, persona areng, see kõik on lihtsalt üks lugu, mida me elame ja siis me kogu aeg heietame seda enda sees. Jälle, mõtted on selles suhtes geniaalsed. Ma saan kuulata kõrvalt, mis lugu ma endale iseendast räägin. Jaa. Ja see on ju tegelikult, me ju suudame selle endale rääkida ükskõik milliseks parasjagu tegelikult tahame. Ja me valetame endale hommikust õhtuni, Oo jah. kui me oleme automaatrežiimis. Jah. Ja vahest õhtust hommikuni ka veel. Aga kohe, kui tuleb mingisugune kriis, siis ta tuleb selleks, et toimuks peatus. Toimuks nagu, no ma ei tea, suurettevõtted teevad oma kaubanduses, mis asi on, inventuuri. On ju. Et vaadata üle, kus ma nagu omadega olen. Et mida ta tahab mulle öelda. Ja noh, eks meie jutud siin on ju peaasjalikult nagu selle suunaga, et osteopaatidena saame me väga hästi aidata. Ja sellepärast, et osteopaatidena neid samu kellukesi, millest ma ennem rääkisin, tegelikult me kuuleme ja näeme neid ja suudame inimest isegi mingil viisil võib-olla ette hoiatada sellest tulenevast kriisist, et või siis näiteks see, et tema jõuvarud, reservid on lõppemas, on ju, ja et ta peab midagi muutma ja mõnikord see ongi tegelikult tema teekond sellest kriisist välja tulla hoopiski, et ta on leidnud terapeudi endale, kas siis sinu näol või mõne teise osteopaadi näol või noh, mis iganes, et keegi talle kõrvalt peale tema enda mõtete suudab talle pähe kohale jõuda. No sellepärast, et kui ise tahta sellega hakkama saada, siis peab olema ikka väga teadlik, väga palju praktiseerinud teadvelolekut, sest enamus asju me oma elus elame väga automaatselt. Me oleme automaatrežiimil. Ka joogatundi ma alati alustan sellega, et soovitan kõigil nagu vaadata päev üle. Et kui mitu hetke sul oli päeva jooksul sellist, kus sa olid kohal. Sa olid täiesti teadvel, millised su mõtted on, kuidas su keha ennast tunneb, kus kohas sa seda tunned. Ja siis... See on üks väga hea harjutus. Jah, aga mul on joogatajad, kes on kõik seal 15 aastat käinud. See on täiesti uskumatu. Ma alati... nagu esimest korda. Jaa, ma alati tõstan kaabud nende ees, et... Järjekindlus, jah? Jaa, aga... Ja neil on neid hetki palju rohkem võrreldes nendega, kes endaga ei vaatle ennast, ei tee tööd, ei pane nagu üldse tähele. Ja kui me oleme automaatrežiimis, siis lihtsalt see on koht, kus ma võin 100% kindlusega väita, sa ei tule kriisist ise välja. See ei ole sel põhjusel võimalik, et lihtsalt sa oledki kriis. Ja sa ei suuda kriisi näha kõrvalt, kui sa ise oled kriis. Et tulles veel korra sammu võrra tagasi, ma just mõtlen seda, kus sa päriselt analüüsid seda, et kuidas sa ennast tunned, on ju, kus sa oled, mis sa mõtled. Et öeldakse, et üks selline hea nipp kuulajatele, vaatajatele ja võib-olla sulle ka, kui sa ei tea, et mälutreening, et kui sa õhtul pikali lähed, siis proovi võimalikult täpselt meenutada ja käia sammu haaval kogu oma päev läbi. Öeldakse, et see on parim treening mälule, et mida aeg edasi, seda kehvemaks läheb, on ju. Aga et see on, et isegi kui sa teed seda üks õhtu, teine õhtu, kohe ei suudagi meenutada, mis ma seal hommikul tegin, sellepärast et ega tegelikult, nii nagu sa ütlesid, me ei olegi kohal. Aga see harjutab seda, üks hetk see harjutab just seda päevas kohal olemist, sest sa tead, et sa õhtul pead meenutama hakkama. Ja teine asi, et tegelikult sa treenid sellega oma mälu.
no jah, ja närvisüsteem ju hakkab iga päev saama selle tõuke ja närvisüsteemi ülesehitus sõna otseses mõttes muutub, Mhm, mitte ehituslikult, mhm. aga Kvaliteetselt on ju. see, millele ta nagu põhineb, Mhm, sest muidu meie närvisüsteem ju, ta püüab lihtsalt, närvisüsteem aitab meid, mhm, kõik ärevused, kõik sellised depressiivsed, kõik need on ju lihtsalt signaalid, et inimene ei teeks midagi veel hullemat mhm, mhm, endaga, aga meie närvisüsteem püüab lihtsalt kogu aeg ette ennustada, mhm, mis tulema hakkab, aga kõik tema etteennustused on vana baasil. mhm. Et midagi uut ta luua ei suuda ise, on ju, ilma oma abilisteta. Täpselt. Kui Mhm, meie närvisüsteemile ei anna uusi vihjeid, mhm, mhm, kui me mhm. iga päev käime tööle ühte ja sama marsruuti mööda, siis me võime ühel hetkel silmad kinni ka seda teha. Me Absoluutselt, oleme jah. nii automaatsed. Aga kui käia kogu aeg kuidagi teistmoodi, Mhm. vahepeal pesta hambaid vasaku käega, kes on Oo jaa, me paremakäeline, teame, kui keeruline see on ju. no vot, ja proovi siis veel kirjutada, kui sa ei ole kunagi vasaku käega kirjutanud näiteks. Mhm, Või mida iganes. Ma olen inimestele igasuguseid veidraid asju, ma ei tea, magada voodi all, mitte voodi peal ja nii mhm, edasi. mhm. Vahetada magamiskohad ja Sulle meeldib nalja ka teha vahest, jah? Ma saan ega see on see, et kui ise nalja ei tee enda üle, siis teevad teised sinu üle nalja. Mhm, mhm. Ja jumal hoidku selle eest, on ju. Jah, parem siis juba ise kõik välja lobiseda, kui Mhm. pärast kuskilt piinlikult küla pealt tagasi Jälle kuulda. tagasi kuulda. Mhm, mhm, Nii et need ja töö emotsioonidega on see, kus me pääseme nagu minevikule ligi. mhm, mhm, Et kui me oleme mingisuguseid traumasid läbi elanud. mhm. Sellepärast, et see käib meiega kõik kaasas või me kanname seda oma kehadega, füüsilise kehaga, Ja, emotsionaalse kehaga, ja kanname kõike kaasas, on ju. see on meie kudedes, praktiliselt igal pool on see mälu, on ju. Rakkudes ja rakkude Ja, vahel ja ja rakkude sees. Mhm. et, Jah. et emotsioon on see võti, Mhm, mitte mõtlemine. mhm, Sest kuulajad ilmselt juba saavad aru, et ma natukene seda mõtlemist nagu nokin, sest mhm, maailmas ikka jätkuvalt, et mõte loob meie mhm, elu. mhm, mhm, Mõte ei loo meie elu, aga me ei suuda vahet teha, et kui ma ütlen läbi oma automaatse mhm, mõtlemise, mhm, läbi selle ego meele, mhm, siis tema loob. mhm, mhm, Aga meie tahame mõelda, et homme on minu elu ilus. mhm, peaga lihtsalt. Jaa, aga, Mhm. Aga kuidas sinna aga siis jõuda selgub, selleni, et et homme ei ole ilus. ja siis on pettumus, on ju, Nojah, ja aga, siis on kriis. aga see on selle ego meele loodud. Mhm. aga kuidas jõuda selle mõtteni, mis loob? Ainult läbi teadlikkuse. Mhm, See, et sa oled nagu kohal ja seda ei saa ainult mõtlemisega. mhm. See on See on, harjutamine ja pikk teekond, see on seisund. seisund, See on lihtsalt see seisund, kus ma olen totaalselt kohal. millega sa liigud läbi elu, on ju. Seisund ei tähenda midagi staatilist, vaid pigem seisund kui mingisugune dünaamiline muutuv, aga samas see on midagi, mis käib sinuga kaasas, on ju. No ikka, seepärast, et ega meie kehas ei seisa ka ju midagi. Ja kõik liigub. Mõni vahest ütleb küll, et ta ei tunne midagi. Jaa. Jälle lihtsalt kuulajatele natukene nalja. Siis kui Näpistad. on selline inimene, kellel ma tunnen, et saab seda öelda, Mhm, siis ma ütlengi, et kas sul kirst on ka ära tellitud. mhm, Seepärast, et kui sa mitte midagi ei tunne, siis su mhm. koht on kirstus. Ma kujutan ette, et kui inimene sedasi tuleb protseduurile, sul on selline üsna veenev välimus ka ja siis sa küsid, kas sul kirst on ära tellitud. See paneb mõtlema küll Jaa, ausalt öeldes, mind küll paneks. aga siis Natuke hirmus oleks nad isegi. ärkavad ka. Aga ma täiesti usun, jaa. Ega sul kõik see Jah. toetab sellist ärkamist. Ma sain pihta su saladusele võtmele praegu. Aga siis ongi neil kohe kõik selge, sest ei maksa nagu vastuvõttudel
mis seda öelda siis? Valetada. Miski mu sees tahaks öelda jah, lolli mängida, aga kui meist kasu ei ole, kui me inimesel seda kohta, kus ta tegelikult on oma elus kriisis, see võib olla, ega kriisid ju tulevad tegelikult väga lihtsalt ka. See võib olla, et suhe läheb katki, see võib olla, et keegi lähedane. Kriis võib olla üldse midagi väga subjektiivset, on ju? Jaa. Ta võib olla, mõne jaoks on kriis isegi, laste jaoks peamiselt, näiteks lemmiklooma. Jaa. Lihtsalt vanus saab täis, et need on nagu palju töökoha, ma ei tea, kas või ülemuse vahetus on ju. Aga uus ülemus lihtsalt on sellise iseloomuga, mis üldse inimesele ei sobi, ta ei saa enam magada ja kogu tema närvisüsteem ja kogu see tema seisund muutub. Et nii see lihtsalt on. Kriis ei peagi olema midagi väga suurt ja see, mis on sinu jaoks kriis, ei pruugi minu jaoks kriis olla ja vastupidi, on ju. Ja siinkohal, kuna sa lapsed korraks sisse tõid, siis kindlasti ei tasu alahinnata, aga ongi selliseid sündmuseid, mis toimuvad pereelus, on ju, kusagil, mis võivad osutuda lapse jaoks kriisiks tegelikult. Nende tundlikkus on ju hoopis teissugune. Meie oleme sellised paksu nahaga ja ei tunne midagi. Jah. Mhm. Aga muidugi, kui nüüd selle spirituaalse kriisi juurde minna, siis on olemas kohe selline, kus meie elu kvaliteet, ütleme siis transformatsioon toimub. Et kui me elame sellise automaatses režiimis, mida see suur enamus inimesi elab reeglina igapäevaselt, vahepeal teeb esimest korda auto avarii, siis ehmatab, mis see toimus. Tuleb kohale teadvele, aga kui ta teeb juba 3. auto avarii, siis on ka automaatne jälle. Et selline väljapoole toetumine on seal nagu märksõna. Et võib-olla näiteks religioon on üks selline hea näide, on ju, kus kõik on kirjas, mis on õige, mis on vale, kuidas käituda, autoriteet on olemas, sotsiaalsus, kõik on olemas, struktuur on olemas, aga nüüd ühel hetkel, miks ma selle juurde nagu tulin hetkel, et me ära ei unustaks, vist näen kella ka, et loobisime edasi. Nii põnev on. et minu jaoks oli see aastaid tagasi ikka päris suur üllatus. Sul ongi selline seis, et sa enam ei saa aru. Sa oled juba mingisuguseid vaimsusega tegelenud, on ju joogaõpetaja hingamisega tegelenud, ma olen meditatiivne tervendaja ja kõik sellised asjad. Ja siis sa lihtsalt hakkadki nagu tajuma, et aga midagi on ikka täitsa viltu. Peaks olema just kõik nagu hästi, aga ei toimi. Ja siis tulevad need küsimused, et kes ma olen ja miks ma olen veel jõulisemalt. Et mis mõte kogu sellel elul on. Et eriti sellised kriisid, et sealt on... Ja sa rullid tegelikult ennast sinna algusesse tagasi, kust võiks üldse see teekond alata, kus inimene mingisuguse kriisi ajal esitab endale need küsimused ära ja juba nende küsimustega siis jätkab oma seda elu. Või nende vastustega või siis nende vastuste otsinguga. Jah, aga siin on sellised natukene väikesed lõksud. Et näita. Näiteks spirituaalne ego on veel hullem kui tavaline ego. Aga miks see juhtub? Mitte loomulikult kõigiga, aga seda on maailmas näha. See juhtubki sellepärast, et suur osa inimesi hakkavad selle vaimsuse ja spirituaalsusega tegelema sellepärast, et nad on tegelikult oma elus kriisis. Ma tean, see on põgenemisviis. Nii nagu sa ütlesid, et nad lähevad metsa. See on samasugune põgenemise viis iseendast ja oma kriisist. Aga siis ongi, nad võtavad sinna selle ego ja kõik kaasa.
ja tegelikult ei muutu mitte midagi. Ja sellel teekonnal võib väga pikalt ju niimoodi käia tegelikult, et sa päriselt ise aru ei saagi, et sa tegelikult Aastakümneid on see võimalik. jaa. Noh, on ju, ise on saanud ka mingitel koolitustel käia ja jälle keegi, kellega on saanud koos käia, helistab, et kuule, Kalev, et kuidas sina hakkama saad, et või ma ei tea, isegi meie siin Eestis, kes on tuntud mingid selgeltnägijad või nii edasi, noh, ma kuulen, mina Facebooki väga ei jälgi, aga ma kuulen, kuidas inimesed räägivad, et ka need tuntud inimesed on tegelikult totaalses kriisis. Jah, aga teie jälgige meie Facebooki. ja siis nad ei oska nagu mitte midagi teha. Sellepärast, et nad proovivad lahendada läbi siis kas vaimsuse, spirituaalsuse, aga täpselt sama kehtib alkohol, narkootikum, tänapäeval see AI, eneseabiraamatud, nad püüavad kõike muuta läbi täpselt sama, kes nad on kogu aeg olnud, läbi selle sama seisundi endas, ehk seda kriisi nagu endas läbi tunnetamata, oma taju kasvatamata, oma närvisüsteemi hoopis uuele, ma ei tea, regulatsioonile viimine, ehk närvisüsteemi ümberõpetamine mingil viisil, on ju. See on eesti keeles täitsa hea, eks ole, ümber õpetada. Et ilma seda tegemata, kui sa lihtsalt lähed oma haavadega, oma valuga ja hakkad siis vaimseks, siis sa tegelikult saadki selle vaimse ego. Ja tagajärjed on veel hullemad. Ja siis tekivadki nagu need küsimused ka, et mõni tahab aknast alla hüpata ja tekib üldse see tunne, et aga see elu on ju nii mõttetu. Ja siis jõutakse sinna kohta, seda mina olen ka näinud, et siis sa jõuad sellise tohutu pettumisega kõiges ümbritsevas, mitte endas veel mitte endas, jah. Aga kõige selle ümbritseva suhtes pettumus ja ebaõiglus. No me kuuleme seda ju siin majas päris tihti, et keegi ütleb, see kõik on mõttetu. Mis ma siin üldse? Aga kuna me püüame toetuda samamoodi mingisugustele välistele struktuuridele, välistele lahendustele, selle asemel, et hakata neid toetuspunkte ja enda ressursse avastama enda seest. Me sünnime siia üksi. Mis sest, et meil on vahepeal väga palju toredaid sõpru, kaaslasi, armastusi ja nii edasi. Ja me lahkume siit üksi. See tähendab, on olemas tasand, kus mul tuleb hakkama saada üksi. Iseseisvalt. Jaa, aga kaaslane on mulle hea peegel, ma saan temal küsida nii edasi. Ostopaat on hea abiline, kes suudab näha rohkem. Sest ega ka siin majas ju enamus ostopaadid on millegiga juba varem ka tegelenud, kes igasuguseid. Jaa, erinevaid. Ja me tegeleme ju selle sama vaimse taustaga ja kõik need biodekodeerimised, mina nimetan neid sümptomite bioloogiaks, ehk kust kohast nagu see haiguslik protsess siis käima läheb. Et lisaks sellele... Kus on kriis juba tegelikult? No see on juba täiesti kriisiseisund. Jah, sest et see on juba selline tugev appikarja, on ju. Et see ei ole veel see sosistav väike valu, on ju, mis tuleb, vaid... Aga vaata, kui palju me kuuleme ka inimesi, kes tulevad ja ütlevad, et tal on mingisugused, ta tunneb ennast halvasti, ta ei toimi, ta ei saa magada, arstid teevad kõik võimalikud analüüsid, mis üldse olemas on ja ütlevad, et võta rahusteid. Jah, terve nagu purikas. Ei ole rahusteid, antidepressandid. No, ühesõnaga midagi sellist, jah. Võta midagi. Võta midagi, mis sind aitab, võta tablett. Jah, aga see ongi kriisi tunnus. Sest kui seal panna käsi peale, siis see närvisüsteem on, ma ei tea, ta pole enam punane, ta on tulipunane. Et just nagu sellised kriisid ja sellest ei räägita nagu üldse. Sest need inimesed, kes need läbi elavad,
need väga paljud jäävad nagu omaette, sest nemad ei taha enam esineda podcastis, sest et nad on leidnud kogu struktuuri näiteks iseendast. Ja nad ei lähe selgeltnägijate, ma ei tea, mis need on, tuleproovid, jõuproovid. Nad lihtsalt elavad oma seda rahulikku elu, naudivad, kui keegi küsib, siis nad aitavad, kui keegi ei küsi, siis nad on vait. Et noh, nüüd ongi, et keegi peab ju sellest ka rääkima. Ja noh, mina seda aeg-ajalt teen, kutsutakse kuskile, räägin erinevad koolitused. Jaa. Tead sa, minul on ka äärmiselt hea meel, et ma su kinni püüdsin ja et sa olid valmis sellest rääkima. Ja tegelikult ma arvan, et nii mõnigi kuulaja ühineb minu tänusõnadega sulle. Ja kui teile meeldis, siis tellige, pange like, jälgige Facebooki ja kui teil peaks olema kriisihetk, siis Kalev või mõni teine Ostapa on valmis olema selleks peegeldajaks. Aitäh teile ja järgmiste kohtumisteni! Aitäh ja kõik ilusat!